Ja kui nüüd Maarduga sidet rääkida, siis võib-olla viimase 2 aasta, mil ma olen ministeeriumis töötanud, otsene side on see, et nii koolijuhid kui linnavalitsuse inimesed on pöördunud minu poole, kui on küsimusi keeleõppetoetustega. Nii et selles mõttes olen seotud küll. Ja olen osalenud keelekümbluskoolide kvaliteedikonkursi, kus me käisime Maardu gümnaasiumi vaatamas ja jättis mulle väga sümpaatse mulje. Kui siia Maardusse tulla, et mis see tegi siis Maardu nii eriliseks, et mis kohe silma hakkas, kas on mingeid erinevusi võrreldes Lasnamäega? Ei ole tegelikult suur erinevust Lasnamäelt, et mulle tundus, et väga sarnane olukord, kui me võrdleme Lasnamäega. Ma näen, et ei piisa loomulikult praktikat Maardus. Ja see on minu meelest põhilisem probleem. Eelmises koduses, kui ma töötasin enne, seal oli palju keelekümbluse klasse ja keelekümbluse süsteem töötas hästi. Kahjuks, kuna meie kool on kõige venekeelsem kool siin, meil praegu ei ole keelekümbluse klasse. Aga me loodame, et järgmisest õppeaastast me alustame seda süsteemi ka meie koolis. No mina võin võrrelda Kopli kooliga, kus ma töötasin enne Maardusse tulekut. Ma võin öelda, kui me räägime keele kontekstis, siis tõesti nagu erilist vahet Kopli ja Maardu vahel ei ole. Aga kui me räägime keelelistest probleemidest, siis see keskkond hakkab arenema ja ta areneb, aga mitte nii kiiresti kui vaja. Ja kui me räägime näiteks sellest, et Tallinnas, kas või Koplis või ükskõik Lasnamäel, et kõik muuseumid, ekskursioonid, kohad, kuhu saab minna lastega, kõik on nagu bussi ulatuses, et istud bussi peale ja sõidad või lausa jala. Aga siin see on natukene raskem. Aga ma võiks öelda seda, et ma tean täpselt, et kõik meie asutused kasutavad erinevaid võimalusi selleks, et seda keskkonda luua, aga ikkagi mitte kunagi ei ole seda keskkonda palju, ütleks ma nii. Aga eks see keskkond algabki ju päris algusest peale, et kuidas te juba lasteaias saate seda keelekeskkonda luua? Me loome lastele turvalise keskkonna. Me oleme väga soojad, avatud, me räägime, kasutame väga palju pilti, kasutame väga palju oma kehakeelt. Töövestlustel ma alati rõhun personalile, et ole valmis ronima puu otsa, katusele, ole valmis tegelikult isegi minema keldrisse, et kõike seda, mida lapsel oleks vaja teada, on nii-öelda vajalik ka näidata, sest et ega kui ta ju lasteaeda tuleb juba 1,5-aastaselt, siis ta ju ei saa aru, kui me hakkame rääkima, et näed, seal on kelder või seal on puu ja nii edasi. Ma ei oska nagu mitte midagi sellist tuua välja, mis nüüd veelgi kiiremini või tõhusamalt seda keelekeskkonda teeks, sest et need olemegi meie ja me peame lihtsalt kogu aeg rääkima ja rääkima võt seda sama keelt, mida mina hetkel teiega räägin. Mis te teeb Maardu kogemuse eriliseks? Minu jaoks kõige parem Maardu kogemus on see, kuivõrd koos ja teineteist toetades me siin asju teeme. Mina võin seda väita nii koolide kui ka lasteaedade põhjal, et ma arvan, et see on meie kõige suurem tugevus. Et kui on probleem, siis et keegi ei ütle, et see on lahendamatu, alustades meie linnapeast, kes alati ütleb, et me elame üle, saame hakkama, lõpetades kõikide meie töötajatega. Nii et see, et me teeme seda koos ja arutame ja üritame leida lahendusi, et ma arvan, et see on kõige suurem positiivsem mulje Maardu suhtes minul. Kas teised on selle koostööstega nõus? Jaa, ikka. Tegelikult, kui ma praegu siia saaligi vaatan, siis siin on tegelikult väga palju kolleege, kes on edasi liikunud meie lasteaiast ja me teeme ju siiamaani koostööd. Meil käib väga palju praktikante, praktikantidest on väga palju tulnud meil edaspidi ka tööle, et see pool. Ja tegelikult ärme unusta ära, meil on kõikidel enamus asutustel ja enamus vanemate seas väga suurepärased koostööpartnerid.
sina annad neile sõrme, nemad võtavad käe, toimetavad meiega koos ja on nagu hästi avatud ja valmis, olenemata nende kodukeelest, et tegelikult Maardu ei ole ju ainult venekeelne elanikkond, et meil on ju hästi palju erinevaid rahvuseid ja me ju tegelikult toimetame siin nii tatarid kui aserbaidžaanid kui vene rahvusest inimesed kõik üheskoos ja ilma sellise tugeva koostööta me seda teha ei saaks. Ja muidugi, mis on hästi armas, on see, et Haridus-Teadusministeerium on nüüd lõpuks ka aru saanud, et eesti õppekeele kasutus on eesti keele õppekeele kasutus ja nad on hakanud meid ka toetama, sest täna meil lasteaias õpib 76% muukeelseid lapsi. Ja kõik need tegelikult need projektid, mis annavad nii-öelda lisatoetust, lisaväärtust laste õpetamisel, toetamisel, on äärmiselt suurepärane ja ma võin ausalt öelda, et ma olen tegelikult aastaid võidelnud, et meid hakatakse toetama keelekümbluse poole pealt, et meid hakatakse toetama Haridus-Teadusministeeriumi poole pealt, et saada ka neid suurepäraseid toetusi, koolitusi. Meie hetke probleem on see, et lasteaia laste arv on rühmas maksimum 24 last. Ja 3 täiskasvanud inimest tegelikult ei jõua iga lapseni, sest me teame, millised on personali tööajad lasteaedades. Meie koolis näiteks on palju ukraina lapsi sel aastal ja see mitmekeelsus kindlasti rikastab meie keskkonda ja selline võluvits seisneb selles, et koostöös mitte ainult koolide vahel, vaid ka linnavalitsusega, teiste koolidega, Tallinnast näiteks, väga hea võimalus, et meil on praegu partnerid Tallinnast ja siis teiste välisteenustega ka, näiteks lastekaitse, politsei ja kui me teeme edukat koostööd, siis meie koolisüsteem töötab. Olen ise olnud väga pikka aega koolijuht, 28 aastat olin koolijuht ja sellest viimased 10 aastat olin koolis, kus 2011. aastal oli tervelt 40% muukeelseid lapsi. Ja praeguseks on selles koolis juba 70% muukeelseid lapsi. Ja Haridus-Teadusministeerium oli tüdinud minust, sest ma rääkisin, et on vaja toetusi. Ma rääkisin 10 aastat ühte ja sama ja siis mulle öeldi, et tule ja hakka tegema. Ja nüüd siis on 2021 aastast alates said koolid toetusi ja eelmisest aastast alates ka lasteaiad. Nii et see on nagu ka muusika minu kõrvadele, et sellest on kasu. Aga mis on Maardus hästi? Mulle väga meeldis, paar nädalat tagasi me käisime kohtumas lapsevanematega, kui oliks teemaks eestikeelsele õppele üleminek. Ja viimane kohtumine oli Maardus, Maardu gümnaasiumis. Ja ma pean ütlema, et meil oli kokku 8 kohtumist ja mitte üheski teises koolis ei tekkinud sellist õhkkonda, kus oleks nagu päriselt diskussioon. Teistes ikkagi oli selline küsimus ja öelge siis nüüd nagu vastus, kuidas on õige. Aga Maardus tekkis selline, ega ma ei tahagi nagu, aga kommentaar. Ja tuligi kommentaar ja tegelikult said asjad kõik palju selgemaks, et selline nagu väga mõnus põrgatamine oli sellel viimasel Maardu gümnaasiumi kohtumisel. Ja millega võib-olla Maardut eeskujuks tuua, just Maardu gümnaasiumi hetkel, on see, et Narva riigigümnaasium, mis nüüd alustab alles tegevust ja kus on ainult riigigümnaasiumi klassid, algatas projekti ühel häkatonil ja kui nad tahtsid endale 2 partnerkooli juurde saada, siis kandideeris 13 kooli ja valiti välja Tartu Annelinna kool ja Maardu gümnaasium kui endised tugevad ja praegused ka tugevad keelekümbluskoolid. Ja meie ise naerame, et see on nagu keelekümblus 2.0, sest nemad nüüd 3-aastase projekti raames, mida Tallinna Ülikool siis ekspertidega toetab ja ministeerium rahastab, uurivad, kuidas veel paremini toetada neid lapsi, kes on eesti keelest erineva emakeelega, kuidas nende väärtusi toetada, mis tähendab identiteedi tugevdamine, mis tähendab mitmikidentiteet, kuidas seda kõike nii-öelda täiesti uuele tasemele viia ja sealt siis saavad 2 põhikooli osa ja 3 gümnaasiumi osa kogemusi rakendada edaspidi ka teised koolid. Et Maardu on esirinnas ja välja valitud.
Me lihtsalt üritame, mina võib-olla võin öelda seda direktorite koosolekute põhjal, et me üritame koos leida lahenduse. Ma tean, et meie haridusasutustest on see nii, et direktorite ja õppejuhtidega meie töötajad räägivad õnneks. Ja õnneks ma näen seda ka linnavalitsuse tasemel, et meie direktorid ja ka mitte ainult direktorid, kõik töötajad, kes tahavad, tulevad ja räägivad ja me kuulame ja üritame lahenduse leida. Kui praegu on eestikeelsele õppele üleminek, mis on meie linna jaoks probleemiks, või ei, see ei ole õige sõna, väljakutseks, siis me üritamegi kõikide direktorite ja töötajatega seda koos lahendada. Milliseid lahendusi te olete siis otsinud või leidnud või mida te veel ka vajate, sest ministeeriumi esindaja on ka siin, kes on siis isikliku kogemusega tegelikult teab väga hästi. No siit ma trügiksin Aurikast ja Juliast ette, et esiteks kindlasti see on meie põhi, nagu ütleme, kõikide 4 lasteaia puhul, et palun ärge lõpetage nende projektide tegemist, sest need on praegu meie jaoks äärmiselt olulised. Ütleme, need lisaõpetajad, mis on võimalik nagu lisaks siis rühmaõpetajale võtta keeleõppe toeks, siis see eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias. Ma olen eesti õppekeelega lasteaed, aga ma olen see õnnelik, kellel on 2 õpetajat, nii-öelda 2 projektirühma. Ja muidugi vabanda, Aurika, aga see linnavalitsuse poolne palve, siis oleme ausad, jah, kus on 4 personaliinimest rühmas, siis selles rühmas tõesti toimub keeleõppe, keeleõppe areng, keeleõppe toetamine ja nii edasi. Need rühmad, kus on 24 last ja on 3 inimest rühmas, siis tegelikult seal on väga raske õpetajal või ütleme siis teisel õpetajal või kui on ütleme see 1+2 süsteemiga assistentidel tõesti jõuda iga lapseni. See on raske ja mina arvan, et kui peaksid ühel päeval need projektid lõppema, siis tegelikult ikkagi peaks olema see kooli ja see lasteasutuse seadus nii üles ehitatud, et need ütleme, piirkonnad, kus on rohkem eesti emakeelega lapsi, jah, seal võib olla 22 last, 24 last, aga ütleme, meie piirkond, me ei saa panna rühmi täis ja siis oodata Kallavere keskkoolis, Maardu gümnaasiumis ja Maardu põhikoolis 1. klassis, et lapsel on rikkalik eestikeelne sõnavara ja ta saab aru planeetidest, sopranitest ja kõigest muust. Mina siis lisaks selle 24 juurde natukene linnavalitsuse seisukohta. Ma väga hästi saan aru, millest on juttu, et kui sul on 24 last ja kui sul on 20 juba või 15, miks mitte? Väga hea meelega teeksime seda. Me hea meelega toetaksime ja annaksime ja kui meil on see võimalus, siis me alati teeme seda. Aga kahjuks olukord on selline, et ministeeriumi toetusest lasteaia palgade jaoks piisab 3 kuuks. Pärast peame kinni panema või selles mõttes, et see on seadus, nii on. Ja kahjuks me peame siin vaatama, kui meil tulevad uued kohustused juurde, mida aina tulevadki, erinevate ministeeriumide esindajad saadavad meile aina juurde. 1. juulis on uus sotsiaalhoolekande seadus, mis on ka omavalitsusel kanda, siis õpetajate palga tõus, mis on suurepärane, aga jälle on lasteaedades ja kunstikoolis on õpetajad, on omavalitsusel kanda. Me oleme sunnitud kusagil nagu ütlema, et aga ei, vot nii teeme ja ongi kõik. Hea meelega, me arutame seda linnavalitsuse istungitel kogu aeg, et hea meelega teeksime nii, et meil oleks igas klassis maks 15-20 õpilast, igas rühmas samamoodi, aga rahaliselt kahjuks see ei ole võimalik. Ja kui me räägime sellest, et nagu üks rahandusministri esindaja ütles, rahandusministeeriumi esindaja ütles meile, aga te ei ole sunnitud ju lasteaiaõpetajatele palku tõstma. Ütlesin, muidugi ei ole sunnitud, aga kui me seda ei tee, siis meie õpetajad lähevad ära. Ja siin ongi need käärid, et mida me teeme, kas me tõstame palku ja teeme, ütleme siis, et 24 või siis me ei tõsta ja teeme siis 10-15. Lihtsalt kommenteerin
palgatõus tuli jaanuaris ja siis oli ka, ma ei ole küll üldse nende alusharidusega selles mõttes palgatõusu mõttes kuidagi seotud, aga oli väga meeldiv kuulda, et 100% Eesti kohalikest omavalitsustest tuli sellega kaasa, et kehtis endiselt see kokkulepe, et õpetaja palgast 90% läheb ka lasteaiaõpetaja palgale, et algul ma tean, et Lõuna-Eestis paar valda algul kahtlesid, kas nad saavad seda endale lubada, aga lõpuks ikkagi oli see tulemus, et kõik tulid sellega kaasa, nii et tegelikult ikkagi tahaks omavalitsusi kiita. Aga paraku tõesti jah, alusharidus on kohaliku omavalitsuse pidada ja saame aru, et ei ole kerged ajad, aga ütleme nii, et lapsed on meie rikkus ja kui neid ei ole, siis ei ole ka koolis varsti kedagi ja kui kooli ei ole, siis ei ole varsti elanikke, nii et kõik on omavahel natuke seoses, aga ikkagi tublid omavalitsused, kes seda palka ikkagi kindlustavad. Ja toetuste kohta nii palju, et alusharidust tõepoolest on toetatud õppematerjalide toetusega, mis nüüd natukene liigub järgmisest aastast ilmselt kokku sellesama toetusega, mida praegu siis Eesti lasteaiad ja keelekümbluslasteaiad saavad taotleda, see hakkab olema koos, ilmselt nii. Aga põhimõtteliselt siis need keeleõppetoetused praeguse seisuga küll peaksid jääma, et oleks võimalik siis kuidagi ühtlustada ja võimaldada seda taset rühmade lõikes ühtlustada, kas siis lisaõpetajaga, lisategevustega või väikestes rühmades õppega, nii et seda praegu küll kadu ette näha ei ole ja küll ma siis seisan selle eest, et ta ei kaoks. Jah, sest me ei saa ju unustada, et lasteaias käib ju laps 5 aastat ja siis tulevad jälle uued lapsed. Aga ma arvan, et tulebki ka meie prioriteete ka kaaluda ja selles mõttes, et küsimus ei ole ainult rahad, aga meie õpetajate ressurssis ka, et mida rohkem õpilast klassis, seda rohkem võimalus, et õpetaja lihtsalt põleb läbi. Et no minu meelest 20 õpilast keelekümbluse klassis, see on nagu maksimum, et peab olema ikkagi piiratud määr, et isegi 24 õpilast, see on päris palju keelekümbluse klassis. Seadus on praegu selline, et riik annab ju koolidele toetust, see on see eelarve, mis tuleb jaanuaris 10. novembri seisuga ja kui kohalik omavalitsus tahab, siis ta saab siin alati juurde lisada. Aga mida ma tahan öelda, on see, et laste arv klassis kindlasti on tähtis, aga kui vaadata viimase 1,5 aasta jooksul tehtud Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvete tulemusi, kus 1,5 aastaga vaadati 22 vene õppekeelega kooli, siis sealt tuleb välja ka üks väga oluline teema, kuidas õpetajad õpetavad ja tegelikult 2 teemat isegi. Üks on see, et tundides nüüd käivad ju ka õpetajad nii-öelda vaatavad tunde ja annavad edasi viivad tagasisidet keeleeksperdid. Ja nemad märkasid, et väga vähe kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid kõigis nendes 22 koolis. Et see on nagu üldine joon. Ehk siis õpetajad keskenduvad grammatikale ja kirjutamisele. Ja teine joon, mis tuli välja siis analüüsides koolide viimase 5 aasta tegevust, et õpetajad ei osale metoodikakoolitustel. Et metoodika on ikkagi see pagas, mida õpetaja kogu aeg nii-öelda omandab, analüüsib läbi seda, mida ta juba oskab, võtab juurde selle, mis talle tundub vajalik ja selle läbi võib õppeprotsess pareneda. Me võime panna eesti keele tunde tohutult juurde, aga see ei aita tegelikult, et võti on ikkagi selles sisus, mis seal tunnis toimub. Kui palju see laps saab suhelda, kui palju on rühmatööd, kui palju ta saab rääkida, kas ta kasutab seda uut sõna 7 korda või 10 korda või 2 korda, et 2 võtmesõna, kommunikatiivõppemeetodid ja seesama metoodikakoolitused. Aga mul on hea meel öelda, et eestikeelsele õppele ülemineku raames on selles suures tegevuskavas üks punkt, inimesed on mitmes punktis kajastatud ja selle teemaga, need on Euroopa struktuurifondide rahad, tuleb siis eestikeelsele õppele 2023. kuni 2029. aastani tervelt 46 miljonit, mille sees on nii õpetajate keeleõppe kui ka metoodikakoolitused. Ja sealt tulevad sellised koolitused, mis on siis ainealase keele nii-öelda arendamiseks õpetajate, metoodikakoolitused ja lisaks siis ka didaktikakoolitused. Nii et sealt tuleb seda pagasit, et kindlasti õpetajad peaksid osalema koolitustel. Ja mille üle mul oli hea meel, kui me tegime detsembri keskel väike statistikat, et meil on ju ka Haridus- ja Noorteamet, kus pakutakse koolitusi, siis Haridus- ja Noorteamet tõi välja isikulise statistika lasteaedades ja koolides,
ainuüksi 2022. aasta jooksul osales koolitustel 2000 õpetajat. Need koolitused olid veebis, olid kohapeal, olid 3-tunnised, 6-tunnised, 1-päevased, 4-päevased, 7-päevased ja seal on ka loomulikult keelekümbluskoolitused, mis on võib-olla kõige pikemad ja ka kõige efektiivsemad. Et tegelikult ka eelmisel aastal 2000 õpetajat osales koolitustel. Haridus- ja Noorteamet ei vähenda neid koolitusi. Samas pannakse jällegi juurde koolitusi, mis keskenduvad ainealase sõnavara arendamisele, nii et ka sealt on oodata koolituse temaatika laienemist, pluss lisaks need Euroopa struktuurifondide koolitused, mille üks osa, väga suur osa on siis selle 46 miljoni sees. Et silmad lahti ja kindlasti osalege. Absoluutselt käesõnaga kahe käega toetan. Kunagi ma mäletan väga hästi, et oli kohustuslik, et õpetaja teeb ja koolitab iseennast. Ja see natukene motiveeris ka, sellepärast, et sa teadsid kogu aeg, koolituse tunnid peavad sul läbitud olema. Õpetaja peab ennast ainealaselt täitma, lihtsalt tundide arvu enam ei ole. Tundide arvu ei ole ja seda nagu, kas üks koolitus on okei või ei ole, aga ma ütlen nagu natukene direktori võib-olla seisukohalt, et on need tundide arvud, need ei pea olema nagu konkreetselt 150 tundi või midagi, aga võib olla mõelda sellest, et ma ei tea, 1, 2, 3 korda aastas õpetaja peaks käima, mitte saaks, või kui ta tahab, siis ta läheb, või ta peab seda tegema ja siis juhtkonna ülesanne on seda kontrolli. Kontakttundide arv on nii suur, mitte sellepärast, et direktor on julm ja tahab, et see õpetaja sureb tal siin tööl ära, vaid seetõttu, et ei olegi seda teist õpetajat, kes neid tunde võtaks. Ma tean ka Maardu põhikooli näitel täpselt samamoodi. Eesti keele õpetajate või inglise keele õpetajate, matemaatikaõpetajate, füüsikaõpetajate koormus on nii suur. Mitte sellepärast, et direktorid või administratsioon tahab nendele 24 tundi panna, vaid seetõttu, et ei ole, kes seda teeks.